Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 14. juuli ja Geeniusi digisaade on siin südasuviselt eetris rääkimas tehnoloogia valdkonna uudiseid ja nähtusi, mida meile on kõrva silma jäänud. Räägime selles saates kindlasti uutest telefonidest, mis käivad kokku ja on volditavad. Räägime selles saates ilmselt sõidukitest, mille roolis saab ise olla või mille roolis pole kedagi. Ja tänases saates on vist ajalooline hetk, me teeme oma kuulaja mängu ära, nii et kuulake kindlasti tänast saadet lõpuni välja. Ja nii, 14. juuli ja saatejuhid on siis ka, ütleme ära, ajaloolise tõe huvides Ants Lõugas, Meelis Väljamäe ja Glen Pilvre. Viimase nädala vist ütleme selline olulisim tehnikaalane uudis, mis ju läheb korda kõigil, on Samsungi uute telefonide esitlus. Samsung esitles 2 või 3 uut telefoni. See vist oli nagu 2 uut ja ma ei saa aru, mis see 3. oli ka uus või mitte, aga võtame äkki riburada pidi. Te nägite neid oma sõrmedega, saite katsuda oma silmaga vaadata, jah? Nii oli ja volditavad telefonid saavad siis Samsungil tavaliselt sellisel suve keskpaigal võib siis nii öelda uuenduse ja said jälle Flip 7, Fold 7 ja Meelis ütleb 3. telefoni, mis see oli? Flip 7 FE. Ja nagu siis fan edition, tähendab see seda Samsungi terminoloogias. No tegelikult võrreldes eelmise aastaga oli ikkagi seekord suuri ja nähtavaid muudatusi, eks ole, et Foldil ilmselt on muudatus kõige suuremad, sest et nüüd on ta ikkagi konkurentsivõimeline hinnatootjatega oma paksuse poolest, et kui sa võtad ta kätte, siis võtavad selle praegu siin mul laua peal oleva Galaxy S25 Ultra, siis tegelikult ega sa nagu paksuse vahet enam ei tunneta, et ta on paksuse poolest nagu tavaline telefon, eks ole, et väga-väga õhuke, väga-väga stiilne. Ekraanid on läinud paremaks, sest esimene välimine ekraan on laiem, sisemine ekraan on ka natuke suurem ja sisemise ekraanil on ka see muudatus, et tegelikult on 2 muudatust. Esimene muudatus on see, et kaamera ei ole enam ekraani all, eks ta ei ole peidus, vaid nüüd on nagu kaamera auk on näha, aga samas see kaamera on sellepärast kõvasti kvaliteetsem kui eelmistel mudelitel. Ja teine asi, mille pärast juba nii-öelda Foldi fännid on pöördes internetis, on see, et pliiatsi tugi on ära võetud. Ehk siis õhemaks tegemise nimel ilmselt on ohverdatud see ekraani peal olev kiht, mis suudab tuvastada seda, et sa kirjutad pliiatsiga. Ja seal on ka nagu paljud ütlevad, et Fold ju selleks ongi, et ma saaksin sinna pliiatsiga kirjutada, eks ole, et need superfännid, kes sellise kalli telefoni mulle ostavad ja kummaline on ka see, et konkurendid, hiinlased toetavad oma pliiatseid volditavatel telefonidel ja neil on ka ikkagi endiselt 1,5 korda suurem aku telefonides kui Samsungi, millel on juba vist 4. aasta järjest 4400 mAh. Aga jah, et selles mõttes käes hoides on see Fold 7 ikkagi nagu täiesti klass oma ette, et võrreldes selle eelmise aasta mudeliga. 8,9 mm on siis telefon nüüd ja S25 Ultra peaks olema, kui ma ei eksi, see oli 8,2 ja eelmine Fold oli kokku voldituna 12,1, nii et ta on läinud õhemaks üle 3 mm võrreldes eelmisega. Jah, et päris palju, jah. See on, küsimus on tegelikult selles, et see 3 mm tundub nagu väga pisike number. Aga kui sa võtad ta kätte, siis see vahe on nagu üüratult suur. 3 mm ikka telefonide maailmas on päris palju, suur number ja et ta on tõesti õhuke ja ta on ka läinud kerge maks. Eelmine oli 239, nüüd on 215, nii et tõepoolest, kui ta panna lauale ja seal kõrval on siis mis tahes tänane selline XL mõõdu telefon, olgu see siis suur Pixel või Galaxy või ka iPhone, siis tegelikult Fold 7 on nendest väiksem. Ta on, ma mõtlen nagu pindaselt nii-öelda, mis on siis jalajäljelt, on ta väiksem natukene ja ta on küll marginaalselt paksem. Ja kui sa võtad ta kätte, siis tegelikult tundub ta selline isegi sihvakam või kuidagi kompaktsem käes, kui need nii-öelda siuksed tavamõõdus suured telefonid. Ja ta on ka selles mõttes hea disainiga kuidagi, et see hingemehhanism on nii ära peidetud sinna sisse, et isegi võib-olla nagu liiga ära peidetud, et on alguses raske lahti teha. Sest et mõlemad küljed on tal kuidagi väga sümmeetrilised, et seal kuskilt, kui me vanemaid telefone vaatame, siis nagu oli näha, et seal ühel pool on see hing kuidagi ja siis teine pool on teistsugune, eriti varasemad Foldid olid kuidagi väga
niisugused raamatud kokku poldituna, aga uus on tõepoolest selline, et kui sa paned ta lauale, sa isegi ei saa aru, et on polditav telefon, mis tõttu sealt teiselt poolt on teda lahti teha natukene nagu tülikas, sest ta on nii nagu koos on see pool, kus ta avaneb, aga teda ikkagi lahti kuidagi sai ja saab. Ja mis veel uuendustest siin, kui nimekiri lõppu jõuda, oli kaamera ka, et kaamera on saanud siis 200 megapikselise sensori, mis on sama nagu S25-l. Ja põhikaamera on kindlasti parem kui varem. Ja seespool on siis nagu ikka suur ja lahti volditav ekraan, ulatub siis 8 tollini umbes, nagu ta on selline 4-nurkne või nagu ta ikka on, et mitte siis otseselt lai ekraan, vaid igat pidi lai. Ja sellest oli ka juttu, et seda pliiatsid ei toeta, ma ei tea, kas ekraani heledus, seda ma nüüd ei mäletagi, väline ekraan oli küll 2000. Mõlemad on vähe paremaks läinud. Mõlemad on läinud vähe paremaks. Aga ma julgeks öelda, et ka eelmine aasta ei olnud seal probleemi heledusega tegelikult. Eelmise aasta ekraan oli, ma jõudsin selle reani, oli 7,6 tolli, nüüd on 8, nii et on nagu marginaalselt läinud suuremaks. Kas selline mulje nagu hakkab tunduma, et kaamera ja see õhukaseks minemine, et see Fold on nagu päris küpseks saanud või? On jah. Nüüd on nagu vaja järgmist etappi, nimelt see, et Foldid nii Samsungi kui konkurenti omad on endiselt üüratult kallid telefonid ja selle aasta mudel on jälle eelmisest võrreldes 150 € kallim, eks ole. Ma tahtsin küsida, mis see hind tuleb siis? Palju see Fold 7? 2159 äkki või ma võin praegu eksida, kui ma seda ütlen peast, ma kontrollin seda kohe järgi. Ühesõnaga julgelt üle 2000 €. Jah. Ja see ongi ikkagi see, et see on väga palju raha, eks ole, ja siin ongi see, et kui sa ennem ütlesid vist, et kui ma rääkisin pliiatsist, et seda ei ole kaasas, et sa pead võib-olla ümbrise ja pliiatsi ja mingid muud asjad veel ostma vanast, eks on, nüüd enam pliiatsi muidu kasutada ei saa. Aga siin oligi just, et need inimesed, kes nagu sellepärast jonnivad, on just see nagu sihtrühm, kes on nii-öelda siis telefoni peal multitaskerid ja kogu oma elu on seal ja võib-olla arvutit kasutavad vähem ja nemad siis nagu need on need inimesed, kes selle raha on nõus välja maksma, eks ole, ja need on siis nagu pöördes, et kuulge, et mis mõttes ma saan oma asju nüüd kehvemini teha kui varem, eks ole, et see oli nagu see point seal. Et see nii-öelda sihtrühm on see, kes on, et tavalised inimesed ilmselt väga ei osta nii kallist telefoni, et see peab olema ikkagi see, kes saab aru, et volditav telefon teeb tema elu kuidagi moodi mugavamaks või paremaks. Kui seda hinda vaadata, siis natuke mulle tunduvad paralleel kõikide meie hindadega, et need hinnad lihtsalt lähevadki niimoodi kallimaks, et sa võtad seda mingisugust uut normaalsust, kui sa hakkad nagu sügavalt mõtlema, et sa peaks ikkagi telefoni eest maksma alates 2119 €. See tundub ikkagi nagu rajult palju. Mõtle näiteks arvuti hinna peale, mõtle süle arvuti hinna peale, et sa saad selle raha eest normaalse telefoni, normaalse arvuti ja normaalse tahvli. Kella ka. Võib ka peaaegu, kas võib-olla natuke siukse säästuka, aga põhimõtteliselt küll jah, et see see on nagu Meelise jutus on iva, et see ongi see nagu ärikasutaja, kes kunagi käis Nokia kommunikaatoriga ringi ja nüüd käid siis ringi sellega. Või selline mobiilne sisulooja, eks ole, kes nagu kõik oma asju, oma TikTok ja Instagramme teeb telefonis ja siis laseb seal, töötleb neid ja kasutab selle juures pliiatsit, eks ole, et see on nagu see kasutuskond. Mõte oli see, et kuna nüüd on nagu volditavad telefonid palmis ja seda tehnoloogiat on kasutatud väga väheste muudatustega tegelikult juba 7 aastat, siis võiks sul tekkida kuskil see koht, kus hakkab see tehnoloogia odavamaks minema, eks ole, et võiks tulla nagu need säästumudelid ka nii-öelda, kus me saame nagu sama asja kasutada odavama raha eest. Aga korraks hinnaga tagasi tulles, selline küsimus, palju maksab Fold 6? See on ju ta maksis praegu, ma tahan öelda, palju see praegu maksab. Ma tahan öelda seda, et jah, et 2000 € telefon praegu on kallis, aga läheb paar kuud mööda, 6 kuud. Ma arvan, et seda saab kätte mingisugused üle 1000 natuke. No mitte päris nii odavalt ilmselt, aga jah, et 1200, 1300 umbes jah. No ühesõnaga, et see 2000 hind ka ilmselt tuleb kindlasti seda alla rutta. Mingil hetkel tuleb jah, aga siiski. Point on selles, et võiks võib-olla olla aeg käes, kus üldiselt selle tehnoloogia hind hakkab kukkuma. Aga räägime ka väiksest volditavast. Flip 7 siis jah. Vape on ka natuke paremaks läinud, ehk siis või natukene muudatused on suuremad kui eelmisel aastal. Põhiline muudatus ongi selles, et ekraan on läinud laiemaks, siis nii sisemine kui väline. Telefon ise on läinud natuke laiemaks, eelmised mudelid olid natuke liiga kitsad võib-olla, et klaviatuuri peal saab kirjutada mõnusalt. Ja väliselt on nagu suurim vahe see, et
väline ekraan on nüüd 4,1 tolli, eelmine aasta oli 3,4 ja see tähendab seda, et ta on sarnaselt Motorolaga siis üle terve ekraani, et need kaamera väljalõiked on nüüd ekraani sisse lõigatud, siis et ekraan ümbritseb kaameraid ka. Et see on nagu tegelikult teeb näiteks selfie tegemise palju mugavamaks ja väliste ekraani, ma ei tea, Google Maps'i või mõnede muude asjade kasutamised palju mugavamaks. Jällegi, eks selle aku on natuke suurem, aga mitte piisavalt suur, eks 4300 mAh on see nüüd. Ja noh, jah, ütleme nii, et väiksed vahed, aga vahed on märgatavad ja käes on ka natuke mõnusam. Miks Flip ikkagi kokkuvoltides nii paks on võrreldes Foldiga, et kas nad meelega hoiavad seda nagu odavama? Mahutus, et sinna ei ole võimalik mahutada muidu vähegi mõistliku suurusega akut. See ei ole ju ainult Samsungil, see on kõigil on see, et kui me ennem siin rääkisime, et Samsungi Fold on olnud paksem kui Hiina konkurendid, siis Flipi tüüpi telefonid on Hiina konkurentidel samamoodi paksud, eks ole, nii et selles mõttes seal on ilmselt mingid füüsikareeglid, mis seda piiravad, et see on mõlemast ma tahan öelda, et aku nagu numbrid tegelikult ei loeb see, kui kaua sa saad telefoni kasutada selle akuga, et see telefon ise on ka väiksem. Ja eks väiksem aku oleks nagu õigustatud, sest et sa saad seda ikkagi kasutada kaua. See on minu selline mõttearendus praegu, ma saan aru, et ruumi on vähem põhimõtteliselt. Ja. Olgu, et Flip on läinud ka ju õhemaks võrreldes sellega, mis ta oli ennem, aga need erinevus oli ikkagi, see ei olnud mõõdetav nii suures millimeetrite skaalas nagu Foldi puhul. Ja kui sa ikkagi Flipi võtad, käes hoiad teda, no siis ta kokku voldituna on ikka selline võileib või hamburger või sa saad aru, et tema õige olek oleks lahti voldituna, et eks seal on ikkagi see sama selline vaidluse koht, et kas sinu tasku on lühike ja paks või on sinu tasku pikk ja õhuke. Et kui sa paned selle omale kuskile rinnataskusse või mujale taskusse, siis paks telefon kaob sul võib-olla sinna tasku sisse ära ja teda on sealt paha kätte saada, aga võib-olla kui sa kuskile teksapükste taha taskusse paned telefoni, siis paks mügarik seal, siin võib-olla nii palju ei häiri siis, kui sa kõnnid või ei lähe katki, eks ole. Oled sellist tüüpi inimene, kes tingimata peab kandma telefoni tegevüks tagataskus, millest ma aru ei saa, siis see on see telefon, mis sinna tegelikult normaalselt ära mahub ilma selleta, et ta võiks kergesti puruks minna seal. Jah, ta ei ulatu kindlasti mitte välja, aga ta ulatub seest, et on lihtsalt paksem. Et selles mõttes käes hoides ta ikkagi ei tundu nagu täna veel. Tõenäoliselt sellist Foldi tunnetust seal nagu ei ole, et kui selle Fold 7 puhul Meelis ütles, et telefonid just on nagu valmis nüüd saanud ja ongi jõudnud tõesti sinna, et siis Foldi puhul tõesti võib öelda, et enam sa ju ei tee kompromissi, kui sa hoiad seda telefoni tegelikult käes. Põhimõtteliselt sellist tunnet enam ei ole, et oi, mul on mingi telliskivi käes ja nüüd teen lahti ja siis ta kuidagi muutub normaalsemaks. Aga Flip 7 puhul on ikkagi selline tunne, et järgmine aasta ilmselt toob jälle õhema telefoni. No kindlasti toob, et seal on meil seda füüsilise mõõtude arenguruumi. Seal on jah küsimus selles, et kui tulevad ikkagi need silikon-karbon akud, eks ole, siis ma arvan, et võib-olla mõni Hiina tootja teeb selle ära, et jätab aku suuruse samaks, aga teeb selle võrra telefoni õhemaks, sest seal on, kuna ma 4000, 5000 nagu Ants just ütles, et võib-olla sellest aku mahust piisab, eks ole. Et kui me suudame uue tehnoloogiaga sama aku suuruse juures telefoniga õhemaks teha, kuigi siis muidugi tekivad muud probleemid, sest et tegelikult võib-olla teki ka, kui me Foldi vaatame, et ikkagi USB-C pesa mahub veel ilusti ära ja ütleme, kui me saame ta ikkagi alla 10 mm ja kokku hollituna, siis on nagu juba päris äge. Mis asi nüüd ja ütleme lõpetuseks ka selle Flipi kohta, et selle hind jääb ikka sinna kuskile 1000 kanti vist või? 1200 millegiga peaks olema, jah. Just, ja siin ütleme paksuse mõttes ka ikkagi Flip 7 peaks olema täna, kas oli 13 millimeetrit? Ja ta 1 millimeetri võrra 13,7, tähendab jah, et eelmisel aastal oli 14,9, põhimõtteliselt nagu 15, siis nüüd on 13,7, nii et. Et on käes hoides nagu tunnetuslikult selgelt õhem kui eelmine aasta oli. Ja muidugi äge on seal see ekraan iseenesest, et kui nagu tuletame meelde, et see ekraan on tegelikult just suurem, kui oli esimest iPhone'ide ekraanid, mis just 3,5 või 3,7, et see ekraan on ju üle 4 tolli, et tegelikult on päris kummaline, kuhu me oleme jõudnud. Ta on selles mõttes nüüd sarnane või samasugune nagu Motorola kallimatel volditavatel ja ta on ikkagi sama, ta on suurem kui, ma mäletan, kui oli see Sony Ericssoni Xperia Mini või mingi siuke asi, mis oli 2,8 tolli või midagi sellist, täisväärtuslik Android, eks. Aga üks asi, mis on veel ikkagi ei ole veel endiselt on see, et teisi äppe ei saa välisekraanil kasutada ilma selle, et sa pead
download ima, installima omale Good Lock äppi, mis õnneks on nüüd Eestis saadaval, eks läbi trikkide saab seda kasutada. Aga ja kolmas telefon oli ka, eks ole. Ja see kolmas oli siis? Ja see on Fold FE, mis on põhimõtteliselt eelmise aasta Galaxy Flip FE, mitte siis mis on eelmise aasta Flip 6 natukene uue protsessoriga või uue maa või teistsuguse, ütleme tegelikult ei ole uuem protsessor, vaid on teistsugune protsessor, ehk siis eelmise aastaga Snapdragoni asemel on nüüd Samsungi enda protsessor, mis võib olla isegi kehvem. Me ei tea seda, kuna me ei ole testinud võrrelnud kõrvuti, aga kuidas tegelikult käitub, aga ta ei ole kindlasti parem ja siis nii-öelda uue nimega vana mudel natukene värskendatuna, kõik muud andmed, ekraanid, akud, kõik on samad, milles ei olekski probleemi. Probleem on hinnas ja mina ei saa aru, mida Samsungi inimesed on mõelnud, et nad küsivad ka selle telefonist üle 1000 euro. Et see telefon oleks täiesti hea säästu volditav telefon, kui ta oleks näiteks 599 või maksimaalselt 699. Sama, mis eelmise aasta telefon, natuke uuema sisemusega ja uue telefoni hind. Ei klapi nagu midagi. Ja praegu ongi see, et sa tegelikult saad ju osta Flip 6 märgatavalt odavam, mis odavamalt ja ainuke vahe on selles, et siis uuele mudelile, kuna ta on aasta uuem, saad sa aasta rohkem tarkvara tuge, aga ma arvan, et kui ostad praegu ostad Flip 6, ma ei tea, 700 või 800 euroga, mis on 300 eurot odavam kui see uus mudel, saad tõenäoliselt parema protsessori ja 1 aasta võrra, ehk siis 7-aastase toe asemel saad 6 aastat, ka piisab, eks ole tegelikult. Et selles mõttes Samsung on see teinud pea, et on teinud selle hinna nii kalliks, et see hind peaks olema märgatavalt odavam, mis oleks võib-olla hea säästumudel. Ja väga huvitav asi. Võimalik muidugi siin juhtub see, mis juhtus siis Galaxy S24 FE-ga, et nad tahavadki teha sellist turundustrikki, nad toovad selle algselt hästi kalli tavahinnaga müüki ja see mõne aja pärast hakkavad pakkuma suuri soodukaid nii-öelda, saaks näidata nagu seda allahindlusprotsenti korralikku. No siis veel asi, mida ka meile esitlusel näidati küll teoreetiliselt, aga mitte praktiliselt Kellad. Oli siis, ma isegi tahtsin ennem kellasid veel hüpata selle assistentluse juurde, ehk et Samsung väga rõhutas seal koostööd Google'iga ja Bixby'st väga juttu ei olnudki, olgugi, et see vist pidi seal ka kusagil tiksuma, seest oli palju juttu ju Gemini'st, mis siis igal sammul nagu olevat nüüd eestikeelne ja teeb seal kõiki asju seal eesti keeles, kalendrid, äpid ja nii edasi. Ja tegelikkus on selle Gemini'ga vist ikka sama segane, sest et Google Assistenti tegelikult ei toeta Gemini, ehk et Samsung vähemalt mulle jääb mulje, ta võib nüüd parandada, kui ma eksin, et Gemini ei ole Samsungi telefonis kuidagi teissugune, kui ta on näiteks Pixelis, kus on ta täpselt samamoodi olemas. Ja ainus vahe on selles, et tal on liidestatud siis Samsungi enda nii-öelda topeltäpid, kalender ja Notes, mis on Samsungi enda asjad, eks ole. Jah, aga mis on liidestatud ka täpselt samamoodi läbi Google Workspace'i sul Google'i äppidega. Ja ma pidasin just seda silmas, et kui sa näiteks tõmbad endale alla XY kalendri, siis Gemini ei oska sinna asju panna, aga Samsungi kalendris oskab, et see oli see ja oskab ka panna Google'i kalendrisse. Ja muidugi. Ja oskab panna ka Google'i kalendrisse ka Samsungi telefonil. Ja just, täpselt. Aga selle jutu sisu on selles, et proovisin ka siis kohe selle peale, kui hästi see eesti keel toimib nii Samsungi telefonis kui ka oma Pixeli telefonis. Ja pean muide ütlema, et ta toimib paremini, kui ta toimis veel viimases testis, mida me siin digisaates minu arust ka tegime, kus Gemini asus meiega rääkima mingites erinevates keeltes või erinevates häältega. See oli üsna hiljuti, eks? See on kogu aeg. Aga nüüd tuleb tunnistada, on Gemini hääl minu arvates muutunud, seal on küll kerge soome aktsent, aga hääle murre. Aga ta on ikkagi selline meeldiv meeshääl. Aga ta sai paljude asjadega tõesti paremini hakkama, sest et kui eelmisel korral veel oli siuke täpselt selline 50-60, mõnikord ta ütles, et ei ole juurdepääsu minu postkastile, mõnikord see juurdepääs oli, siis nüüd enamik kordasid ikkagi sellised lihtsad asjad, pane äratus, pane taimer, vaata postkasti, pane kalender, kõik see eesti keeles toimis. Olgugi, et Google Assistendile, nagu ma rõhutan, tegelikult seda nii-öelda ametlikku tuge ei ole. Kui sa lähed ka uues Samsungi telefonis täna sinna assistendi keelevalikusse või Gemini keelevalikusse ja valid sealt Eesti, siis on seal all kohe sul suured kiri, et eesti keel ei toeta Google Assistenti. Sa valid ikkagi selle eesti keele välja, aga tõepoolest, kui vanasti see tähendas seda, et need kalendrid ja kellad ja kõik muu eesti keeles ei toiminud, siis nüüd olgugi, et ametlikult Google Assistendi tuge pole, see tõesti toimib. Nii et tõepoolest õnnestus seda kõike teha, aga mis nagu väga hästi, kui saaks nagu arenguruumi millegipärast ei saa aru kohati Gemini sellest eesti keele hääldusest õigesti, et ta teeb nagu seda teksti transkribeerimist niimoodi, et ta mõned sõnad paneb kuidagi kokku või
kirjutab lahku ja siis ei tule sealt õiget vastet, et ma siin üks küsimus oli vist stiilis, et ma küsisin Riia linna kohta asju ja mul olid nagu Riiga oli mul see nagu mina ja Riiga, aga tema siis Google sai sellest aru, et ma küsisin ta käest, et kas ma saan minna Mariga, eks ole. Ja siis ta nagu hakkas mulle kohe veebist otsima, kuidas oleks Mariga hea Riiga sõita või Riiga seal ei olnudki, see oli lihtsalt, kuidas saaks Mari kuskilt üles leida. Ehk et sellised naljakad mitte arusaamised tekstipõhiselt, aga põhimõtteliselt Samsungi väited selles mõttes ei olnud valed, et need keeled ja asjad toimivad, aga see ei ole siis eksklusiivne ainult Samsungile, see puudutab siis kogu Gemini'd ja kogu eesti keelt. Ja, aga kui me nüüd läheme sinna kellade juurde, siis tegelikult see vahepõikena mind huvitab kõige rohkem see, et siis Samsungi uued kellad Galaxy Watch 8 seeria on esimesed, millel on siis ka uus Wear OS 6 ja sel peal on siis One UI 8, täiesti uus tarkvara ja seal on ka esimesena Gemini, kuigi nüüd kohe peaks Gemini tulema, ma ei tea, kas Glen sul juba on Pixel Watch, kas sul on see tulnud sinna, et Samsung kuulutas esimesena välja, siis Google ütles, et kohe tuleb Pixelitel ka. Et mind huvitab just see, et kas Gemini oskab nüüd ka kellas eesti keeles minust aru saada, vanasti ju assistent ei saanud. No tänases seisus on mul seal kellal kõik uuendused tulnud ja ära installeerunud ja kellas minul on endiselt assistent. Ja mis on ka selles mõttes veel omamoodi skisofreeniline on see, et kell tegelikult räägib minuga eesti keeles, see tähendab seda, et räägib siis teksti kujul eesti keeles, ehk et kui ma aktiveerin kellas selle assistendi, siis ilmub mulle alati sinna eestikeelne kiri, et kuidas saan aidata. Aga kui ma asun nüüd kellaga siis eesti keeles oma probleemist rääkima, siis ta ei saa enam isegi minu jutust aru, sest ta arvab, et ma räägin nüüd mingisugusest türgi aktsendiga inglise keelt. Ta lihtsalt ei transkribeeri minu eestikeelset teksti, sest ta saab aru ainult inglise keelest. Ehk et kellaga ma pean rääkima eranditult ainult inglise keeles ja telefoniga siis võin rääkida eesti keeles, olgugi et telefonis on Gemini siis assistendiks. 9. juulil ehk siis tegelikult samal päeval, kui tulid välja need Samsungi telefonid, on Google välja andnud pressiteate, kus ta ütleb, et alates tänasest hakkame siis saatma inimestele Wear OS kelladele Gemini'd ja kellade hulgas on Pixelid, Samsungi, Oppo, OnePlusi ja Xiaomi seadmed. Ehk siis ilmselt see tuleb lähipäevil või lähinädalail, aga see ilmselt Google'i saada kõigile korraga. Ja siis me saame seda kohe ka laivis proovida, aga ega ta siis ei saa üle hüpata ilmselt sellest telefoni Gemini tarkusest, aga siis... Pidasin seda silmas, kui ta oleks sama tark, kui ta on telefonis. Praegu ta kellas ei ole, eks ole. Või mitte sama tark, või saaks eesti keeles sama hästi aru, see on see küsimus. Jah, praegu ta kellas ei saa eesti keelest kohe üldse aru, et seal see erinevus on. Aga räägime kelladest ka, et kiirelt põhiline erinevus eelmise aasta mudeliga on tegelikult see, et disain on nüüd kandilisem, ehk siis ekraan ise on endiselt ümmargune, aga seal ümber on siuke kandilisem korpus, samasugune korpus põhimõtteliselt disaini poolest nagu oli eelmise aasta Galaxy Watch Ultra, eks ole, et nad on nüüd kõigile mudelitele teinud samasuguse sarnast disaini. 2 mudelit on siis tavaline Watch 8, mida on endiselt 2 suuruses, 40 mm, 44 mm, vastavalt siis 1,5 ja 1,32 tolli ekraaniga, kui mälu mind ei peta. Ekraanid on eredamad, 3000 nitti, mis on tegelikult ikka väga ere ja akud on minimaalselt suuremad, põhimõtteliselt öeldud sama suured ja siis lisaks on ka Watch 8 Classic, mis on omapärane lahendus, sest et klassikut on parasti, eks Watch 6 Classic näiteks oli samuti ja Watch 4 Classic minuti, kui meil olid saadaval 2 suuruses samamoodi nagu tavaline Watch, eks ole, ehk siis ka suurema ekraaniga, väiksema ekraaniga. Siis nüüd on niimoodi, et on ainult sellise keskmise ekraaniga. Et tegelikult on ta siis 46 mm korpus ja seal sees on samasugune ekraan nagu väiksemal Galaxy Watchil 1,32 tolli, mis tähendab seda, et ta on suhteliselt suur kell, mille sees on väike ekraan ja see nagu tegelikult, et suurema ekraaniga varianti sel aastal ei ole. Mis on küll olemas, on siis legendaarne paljudele meeldiv rõngasekraani ümber, mida saab keerata, et menüüs surfata. Aga suure ekraani fännid peavad sel aastal minema ostma omale Watch Ultra, sest et kui sa tahad klassikut ja rõngast, siis sa pead leppima ainult väikse ekraaniga, mis on omapärane valik. Ma ei tea, kas nad üritavad sellega see aku kestust pikendada või mis see põhjus on, aga see on omapärane valik. Üks muudatus, mis veel on tehtud, siis, mis on üle võetud eelmise aasta Watch Ultralt, on see, et enam ei saa kasutada
tavalisi klassikalisi kiirkinnitusega standardrihmasid, vaid nüüd on ainult Samsungi enda nii-öelda spetsiaalselt selle jaoks, nende kellede jaoks tehtud rihmad. Ja see on siis sellepärast, et Samsung ise ütleb, et põhjuseks on see, et sellist tüüpi nende enda kinnitusega tõmbab rihm kella tugevamalt käe külge ja siis sensorid loevad su pulssi ja muid asju täpsemini ja paremini. Võimsvalla on ka see põhjus muidugi raha teenimises, aga sa alati saad osta kuskilt endale need üleminekut, mis lubavad kasutada ka tavalisi rihmastega, see on jälle lisakulutuseks. Aga mis sa arvad, miks, ma saan aru, et ultra kella ei tulnud välja? Ultra kella tuli uus värv, titaansinine ja ultrad saavad ka rohkem mälu, 64 giga sisemälu, mis ma ei tea, kas on vajalik mitte, aga uut mudelit ultrast ei tulnud. Kas see tähendab, et see tuleb hiljem aasta jooksul või tegelikult nad ei jätkagi nüüd selle? No nad ilmselt ikkagi sel aastal ei tule midagi, et uus ultra on ilmselt järgmisel aastal. Ma arvan, et see oli lihtsalt see, et seal ei olnud nagu midagi väga uuendada, sest et tegelikult kui sa vaatad nende tavaliste Galaxy S8 sisus, seal on ju protsessor on sama, mis eelmisel aastal, aku pole praktiliselt muutunud. Ehk siis tegelikult muutunud ainult disain, mis on nüüd läinud samasuguseks kui ultral oli, ehk siis tegelikult sama, eks ole, et pole ka vaja ultrat uuendada. Ja tarkvara muutunud, tarkvara muudatused tegelikult on Samsung enda jaoks kõige olulisemad, et ta näeb päris hea välja, et ta näeb välja veits selline nagu One UI 8 või 7 telefonidel, eks ole, et stiilsem, natuke ühtlasem, naubaar või siis see selline teavituste riba on tehtud toodud telefonist kella ja võib-olla kõige suurema muudatusena, mida peaks oma käega testima, kui ma saan öelda, kas on hea või mitte, on siis see, et suurte vidinate asemel, mis on nagu ekraanil paremale vasakule liigutades avanevad, eks ole, siis nüüd on seal reas on nagu mitu vidinat, mis meenutab mulle ühtepidi natuke Apple Watchi ja teistpidi natuke Garmini kellas, kus on nagu 3 vidinat korraga ekraanil näha ja vist ka Amazfiti kellad on sama lahendus, et nad üritavad nagu rohkem infot sulle korraga ekraani peal näidata, mis on tegelikult võib-olla hea. No võib-olla, mis ka huvitavad lubadused on siin tervise jälgimise kohta, et väidetavalt siis uued kellad oskavad nüüd sul verest, siis seal on selline mõõdik nagu antioksüdantide indeks, mis siis verest karotenoidide taset mõõdab 5 sekundiga. Tähendab seda, et põhimõtteliselt kell siis saab öelda, kas sa peaksid oma porgandeid dieedis või oma söögiratsioonides suurendama või mitte. Ta nagu annab sulle siis märku, mis sul vere olukord on selles osas, mis on ju päris huvitav parameeter. Ja siis une osas on ka siia lisandunud intelligentset tarkust, et kell ütleb sulle, et palun maga nüüd ja ärka üles nüüd siis sõltuvalt siis sinu, nii-öelda, kuidas ma ütlen, sinu seisundi põhjal või sellest rütmist, kuidas sa siis seni elus oled püsinud ja samamoodi siis unes mõõdab sinu vereringe efektiivsust ja siis ka ennetab seda, mis on norskamine või see uneapnoe teema või et siis kuidagi saab aru sellest, kui sul asi läheb halvaks. Nii et selliseid päris toredaid asju on siia juurde tulnud, kui see nüüd huvitab et sa pead sellisel juhul kella kuulama, et ma jällegi, kui ma siin nagu lähen ühe sammu praktikasse edasi, siis ma pean ka tunnistama, et juba ammu ka see kell, mis mul praegu on käe peal Pixel ja siin ka mitmed varasemad on ju öelnud, et palun liigu nüüd ja hüppa ruttu ja tee kükke püsti. Ma tihti nagu ignoreerin seda kella ikkagi. Just see on üks probleem. Liikumise soovitused välja lülitatud üldse, et ei häiriks mind. Ei jah, aga kui sul on näiteks kell, eks ole, siis seda mõõdab une ajal sinu vereringet ja koormust ja uneapnoed, kui sa kõik need nagu välja lülitad, siis on sellest nagu vähe kasu, et tegelikult see... Ma pidasin edasi, need asjad, mis ta ütleks mulle, et kuule, mine nüüd kõnni. Aga Glenn, ma küsin, et mille järgi sa siis tead, et porgandeid süüa? Kui sa ei kuula seda kella. No kui kell ütleb sulle, et sul on karatinoide on vähe või mis on tulnud? Just, et ma tahangi öelda seda, et see eeldab, et sa kuulad oma kella. Sa pead teda kuulama. Ma küsin selles mõttes, et nii palju lisatakse neid. Kui Huawei Glenn ütles Glennile, et ta peaks vähem alkoholi tarbima ise samal ajal, kui ta jumala kaine oli. Tegelikult ma täpsustan, Huawei Gell siiski. Huawei Gell ütles mulle siiski, et ma peaksin maha jätma suitsetamise, alkoholi tarbimise ja midagi oli seal veel et parandada oma üldist tervislikku seisundit. Ma tegelikult kuulen. See kõlab nii, et see kell ütleb sulle hommikul, et te peaks lõpetama hommikuse konjak joomise. Ma kuulasin kahtlemata selle kella, sest et ma alkoholi enam ei tarbinud, olgu, et ma ka ennem ei tarbinud, nii et selles mõttes ma võtsin seda kuulda. Aga tõepoolest, selle jutu sisu on see, et kui sa oled selline inimene, kes tegelikult kella kuulab, siis on see väga äge võib-olla. Kell ütleb sulle tõesti, et mine nüüd magama ja sa mõtled,
ossa kurat, et ei oleks ise selle peale tulnudki ja lähengi nüüd magama. Ja siis ongi tegelikult võib-olla sinu üldine tervislik seisukord parem, aga mulle nagu see tundub, et sellised ignorantsemad inimesed tihtipeale, noh nad ei kuulegi, et sa tülitad need asjad välja ja see on sama nagu me autodest räägime, igast kiirusehoiatused ja asjad, et kuidagi inimlik on ignoreerida neid asju, kuni need siin hetkeliselt kohe ei sega, aga tegelikult teistpidi ikkagi on see ju tore, kui kell võib-olla tõesti seda sinu une asja nagu jälgib, sest see uneapnoja on iseenesest päris tõsine asi, et sest norskamistega sa vist väga hästi ei saa arugi, et mis sul toimub. Ja kui sul ikka kell tõesti iga päev ütleb, et vabandust, et öösel on sul ikka lugu päris hull, noh siis võib-olla sa teedki midagi. Ega ma ei tahtnudki väita seda, et sellest ei oleks kasu, sest kindlasti on kasu ja ega neid asju niisama ei tehta, vaid pigem on see, et kas inimesed nagu nii-öelda sellist positiivset nügimist viitsivad või viitsi kuulata, eks ole, ja see on inimeste enda probleem, mitte kella probleem. Jah, eks ta ole, et kui huvi on, siis on nendest asjadest infost kasu, aga kui sul huvi selle vastu ei ole, siis need kõik teadaanded lähevad ühest kõrvast sisse, teisest välja vist. Tõmbame siis Samsungi teemale joone alla vist, et oli üsnagi palju. Ja varsti testime kõiki neid asju ja saame rääkida täpselt lähematest muljetest. No lähme siis edasi. Mõtlesin, et kas teeme ühe väikse AI rubriigi või ei tee või sellepärast, et rääkida on sellest, kuidas Krokk on jälle väga targaks saanud ja seejuures minetanud igasuguse sotsiaalse närvi. Või siis rääkida sellest, kuidas Facebook 100 miljoni eest palkab siis insenere OpenAI-st, et teha midagi targemat, aga need on sellised teemad, et eks me võib-olla käekatsutavaid tulemusi siin kuuleme järgnevate nädalate ja kuude jooksul. See valdkond liigub väga kiiresti, aga võib-olla libisime AI rubriigist täna üle. Glenn, räägime parem just asjast, mida sa ise testisid, mis oli enne kui Glenn sinu asjast räägime, millest testida. Mainime ehk refereerime huvitavat uudist sõidukitest, mis on Tallinna teedele tulnud. Mul tuli see meelde sellepärast, et Glenn, ka sina sõitsid ühe sõidukiga, aga uudis on siis see, et tegelikult ei olegi vaja ise enam väga sõita, rooli taga olla. Tallinnas saab tellida omale takso firmalt nimega Elmo, kus rooli taga ei ole kedagi, aga tegelikult inimene juhib seda autot ikkagi. Aga millegipärast inimene ei juhi seda mitte rooli tagant, vaid inimene istub kontoris ja seal keerab siis rooli kaugjuhitavalt. Ja see on siis esimene kaugjuhitava juhiga sõiduteenus. Jah, lausa lugedes siis pressiteadet ka ikkagi maailmas esimesena kõik avalikud teed ja väga selline lennukas lubadus oli seal. Olgugi, et need samad kasvõi need Tesla robottaksod, millest me rääkisime siin, kus istub siis operaator kõrvalistmel, need oma olemuselt liigituvad natuke ju sinna samasse klassi tegelikult ja isegi nagu Waymo, kui ta ennast testis, siis et seal on nagu võimalik on ka operaatoril sekkuda, aga tõepoolest võib-olla siis mitte sellisel kujul, et see operaator istub sellises nii-öelda simulaatori ekraanide taga rool käes. Jah, see on see võib-olla esimene asi, mis tekitab küsimust selle Eesti taksoteenuse suhtes, et ühesõnaga, aga on selge, et see Elmo autod, mis Tallinnas sõidavad, need ei ole nii, et vahepeal on autonoomsed ja vahepeal siis keegi juhib, vaid seal on 100% inimene juhib, aga lihtsalt ta teeb kodust tööd. Või mitte kodust, aga kontorist. Iseenesest auto, mida saab kaugelt juhtida, kui mõttena ei tundu üldse halb, aga mulle jääb lihtsalt praegu võib-olla natukene segaseks ka see, et see on selline, kuidas ma ütlen, see faas nagu tundub nagu mõnes mõttes nagu poolik, et kui ma lihtsalt tõstan taksojuhi autost kontorisse ja kõik muu jääb samaks, siis mul tekib paratamatult nagu küsimus, et kus kohas on siin siis mingisugune innovatsioon, muidugi on, aga just selline kulude optimeerimine ja kõik muu, et kui see taksojuht niikuinii istub kontoris, siis võib-olla ainuke pluss on see, et seal, ma ei tea, ma saan neid taksojuhte kuidagi siis niimoodi vahetada, kui ühel on pissi häda, siis saab hüpata kohe teine rooli ja edasi sõita, et võib-olla päris taksos näiteks taksojuht ei saa niimoodi teha, et ta hüppab korraks maantelt välja ja siis hüppab teine taksojuht asemele. Metsapeatuse. Ja see võtab aega, et siis sellises kaugjuhitavas taksos nagu pissipeatuse juhil ei võta aega, sest teine taksojuht on kohe ootel ja rabab rooli üle või vastupidi hüppab see pilt kuidagi tema ekraanidele. Aga ma ei näe siin nagu ausalt väga nagu mingit muud sisulist poolt, sest et mis vahet seal on, kas sul istub juht kontoris, istub sul taksos, et pigem erinevus on ikkagi selles, et ilmselgelt taksos istuv juht liikluses orienteerub ikkagi mõnes mõttes, ta on rohkem kohal, et ei saa seda kindlasti alahinnata, et ma näeks võib-olla nagu sellist stsenaariumit, kui see tehnoloogia oleks nii. Mul praegu tuli pähe,
praegu tuli pähe kohe suur pluss, kujuta ette, sa lähed suure seltskonnaga peole või külla või tuled ära sealt koju. Sul on 5 reisijat ja tuleb tavaline takso ette, kuhu mahub taha istmele 3, ette 1 ja siis istub seal see juht. Aga nüüd palun, sa istud sinna ja rool keerab ise. See on hea küsimus. Ma olen millegipärast kardan, et juhi istmel ei tohi istuda. Aga võib-olla minu hirm on ennatlik. Kui tohib, siis on see kindlasti, see on see argument, see oleks kindlasti äge, kui sinna mahub 5 inimest. Et ma veel tahtsin oma jutuga jõuda veel sinna, et võib-olla on see ka neil tulevikus silmapiiril, et kui selline tehnoloogia oleks nagu rendiautos sees, see mulle iseenesest võib-olla täitsa meeldiks, et eks elu hästi mugavaks, et noh, näiteks ma olen kusagil vanalinnas ebaadekvaatses olukorras, siis ma saan, vabandust, minu näide läks natuke valesti, et ma ei tohi olla ikkagi ebaadekvaatses olukorras. Järgi seda Huawei soovitust, et lõpeta. Et ma olen nüüd vanalinnas, aga ma olen adekvaatses olekus. Ja kui ma olen vanalinnas adekvaatses olekus ja tahaks nüüd ise rendiautot, mida seal vanalinnas kindlasti ei ole, siis oleks võib-olla tore, kui selline rendiauto juhiks ennast ise minu juurde selle operaatoriga ja siis operaator laseks mul edasi sõita. Ehk et ma nagu näen võib-olla seda kohta, kus ühendada nagu see sõiduk, mida ma saan ise juhtida, siis nagu minu jaoks sellise näilise autonoomsusega, mida siis kaugelt juhib operaator, sest see on mõõtmatult võib-olla lihtsam ja odavam ja see operaator saab lihtsalt võtta mingil hetkel selle autojuhtimise üle, sõitada sealt kuskilt nii-öelda mingist parkimistsoonist sinna hotelli ette, plõksti, mina istun nii-öelda nüüd ise rooli, operaator ütleb tšau, võtab järgmise auto üle, võt seal oleks nagu see no koht, seda tegelikult ka Elmo vist rendi asjas tegi siin paar aastat tagasi juba üritas teha sama mõtet. Noh, kiire analüüs on see, et Bolt Drive'i autod seisavad juba igal pool, et sul on lähemal minna võtma. Aga kui näiteks linnakodanik Glenn hääletab nüüd selle poolt, et keelata ära, et linna ei risustaks Bolt Drive'i autod, et siis Bolt Drive'i auto tuleb kesksest taksobaasist, sõidab ise sinu juurde, sa sõidad sellega ise. Lihtsalt ma ei näe seda majanduslikku loogikat seal taga, et need autod kindlasti on palju kallim, mis on selle kaugjuhtimise ja sensoritega varustatud. Et see on midagi on seal nagu selles mängus, mille küürust üle saamine on keeruline. Et ikkagi praegu on ju autonoomsed sõidukid Tallinna tänavatel liiguvad ringi juba aastaid lihtsalt ilma reisijateta ja juhita on Starshipi sõidukid, pisikesed, kõnniteedel. Ja need nagu, nendest ma saan aru. Üks neist jäi hiljuti Helsingis trammi alla, ma nägin videot. Aga no siin on jah, see nüanss on tegelikult väga oluline, et kas see faas, mida täna siis need autod, mis nüüd siin Tallinnas Elmo pakub, on sellise, kus ma ütlen, kas need on siis mingisugused probleemi juba nagu lahendus või see on nagu vaheetapp. Mulle nagu tunduks, et see võiks olla mingi vahe. No mulle tunduks, et see, kui siis nad midagi lahendavad, siis see peaks ikkagi olema mingisugune vaheetapp, aga ma täpselt ka ei saa aru isegi, mis probleemi vaheetapp see nagu on. Et kus on see optimeerimise koht siis, kuidas see kaugjuht on mõttekam, et kui see autos olev juht, võt see on natuke arusaamatuks, sest et ikkagi on ju olukord, kus midagi selle autoga juhtub, siis tegelikult lisandub veel see olukord ka, et siis peab sinna kohale tormama veel ka nagu füüsiliselt see päris juht ja nii edasi. Aga positiivne veel noot, kes muretseb selle pärast, et mingid kaugjuhitavad autod Tallinnas sõidavad, et ma saan aru vähemalt ettevõtte info kohta, et Transpordiamet on siis eksamineerinud neid kaugjuhte, et nad on tõesti kontrollitud, et nad ei ole lihtsalt niisama ei mängi seal arvutimängu, vaid on. Ja seal on ikka eraldi litsents, et sa siis oled saanud selle pädevuse, et sa ekraanide abil tohid juhtida ja saad ka ikka selle auto üle suhteliselt palju kontrolli kõikvõimalike lisavarustuste ja muude parameetrite osas. Kuule, aga räägime siis edasi ka samas sõidukite valdkonnas. Glenn, sul on mingi selline laine peal hetkel elus, et sa testid autosid, mis on nüüd siis, kas on elektriautod selles valikus või on sul ka vahepeal seal mingisugused natuke hübriidsemad sõidukid ja sa oled nüüd sõitnud ühe järgmise Hiina autoga sõitnud? Tundub jah niimoodi, et mul on selline salajane unistus on saada siis kogu aeg nagu autoajakirjanikuks, aga ma ei saa, ma pean kogu telefoni testima ja siis ma salaja võtan kogu autosid ja siis proovin nagu näidata, et kui äge automees ma olen, et nüüd siis võtsin ette Hiina autofirmalt,
BÜYT, sest see nimi, see nimi ei sobi eesti keeleruumis, seda ei oska mitte keegi hääldada, mina ei tea, kuidas seda peaks hääldama. See on, need Hiina ettevõtted on ikka see Grand Wall Motors ja kõik on sellised grandioossed nimed. GVL sa veel saad nagu hääldada, V on V, aga see Y on selline täht, mida Eestis me igas sõnas ei kasuta ja no beat tundub väga halb ja büt tundub lihtsalt imelik. Igal juhul Build Your Dream on väga pikk nimi ja siis need autod on meie tänavapilti ilmunud. Inchcape lahkelt pakub neid müügiks juba mõnda aega. Mis mudeliga sa sõitsid? Ma sõitsin mudeliga Hüljes. Ja Beatil on ju kõik need autod kipuvad sellised mereteemalised olema, et neil on ookean on südamelähedane, et seal on vist delfiin ja merilõvi ja Hüljes. Igal juhul mereloomad need on ja Hüljes on siis nende auto, mis on selline sedaan, no pigem nagu model Tesla Model 3, et konkureeribki väga visuaalselt, isegi mõõtudelt on vist natukene küll suurem, aga oma olemuselt selline kena voolujooneline sedaan, erinevalt siis delfiinist, mis on pisikene autokene ja siis on see sama merilõvi, kas see oli selline linna Jeep ikka, mul ei ole see mudeli valik täpselt seal ees. Igatahes Hüljes on nendest kõige selline lennukam ja madalam ja luksuslikum ja eksklusiivsema välimusega sedaan ja on ka väga muljet avaldavate tehniliste näitajatega, ehk see Excellence versioon, millel on 4 vedu, sellel on 390 kilovatti ja Seal Hüljes, Seal mitte siis eesti keeles Seal, vaid eesti keeles, inglise keeles SAE, kuidas ma ütlen, kus see nimi läheb nii keeruliseks, ma hakkan praegu mõtlema, see kirjutatakse seal, mis tähendab eesti keeles seal, aga seda hääldatakse Seal, mis tähendab eesti keeles okastega looma. Ja tegelikult siis inglise keeles tähendab okastega loom eesti keeles öelduna hoopis tükis Hüljest. Et selle hülge taga, seal kus on autos tähtedest mudeli nimi või mingisugune, mis iganes ta siis parajasti on, sinna on BÜD otsustanud panna kiirendused 100-ni, mis on just väga nutikas, sest et hülge tagaküljel on siis mudeli nimi seal ja 3,8 S. Ja siis kas oli sellel merilõvil on 4,5 S või midagi sellist ja S tähendab seal sekundit ja see, mis seal ees on number 100-ni. Päris originaalne tegelikult. Jah, et miks me paneme sinna siis mingisugused mootorimahud või muud asjad, sest et kui me siin rääkisime nädal või paar tagasi BMW-st, kes kelle elektriautoseeriad teadupärast on siis I, aga sinna järgi paneb minust BMW mingi täiesti krüptoloogilisi tähistusi stiilis mingi M50 või M60 või rääkimata nagu Mercedesest, kellel on ka mingid numbrid, mis ei oma nagu reaalsusega mingit seost, kui sul seda dekodeerimistabelit parajasti käe pärast ei ole. Ma väga tervitan lähenemist panna sinna taha kapoti peale mingi number, mis omab nagu mingites parameetrites seost. Pange sinna kas või siis akumaht või mis iganes, ma ei tea, pange kas või sõidu ulatus või pange kiirendus 100-ni. Siis ma vaatan sinna peale ja tean kohe, et et näed, et minu ees on 3,8 S ja kui ma tean, et minu auto on parajasti näiteks 5,3 S, siis ma sinna bussirittadele kõrvale igaks juhuks ei sõida. Aga auto ise siis jättis mulle kahjuks väga hea mulje. Sest ma olen nagu kuidagi tahtnud ikkagi, et Hiina autod ei oleks väga head, et meil nagu Euroopa autod ja muud autod oleks paremad. Aga tuleb tunnistada, et tegemist on tõesti hea autoga, et küll mul oli just hea kontrast võrrelda seda sama nagu võrdluse mõttes BMW-ga, millest me ka vist saates rääkisime, i4 M50, millega ma sõitsin mõni aeg tagasi ja mis on väga sarnane oma jõudluselt, 400 kilovatti ka ju 4 vedu, aga maksab vaatajad peaaegu 2 korda rohkem. Nii et selles valguses oli nagu huvitav pannagi kõrvuti niisugune premium bränd sama jõudlusega ja siis hoopis sellise soodsa hinnaklassi bränd. Ja peab ütlema, et olid asju, milles on siis üks parem ja vastupidi. Ehk et loomulikult BMW-l on seda sõidu sellist
sellist tunnetust, noh, kui just autoajakirjaniku juttu rääkida, sa saad aru, et kui sa selle hülgerooli keerad, siis see hülgerool on nagu üle võimendatud natukene ja ei ole nagu sellist täpsuse tunnetust, nagu on BMW roolis, et seal on nagu aru saada, et on mingisugune edu ikkagi klassikalisel brändil. Teine asi on võib-olla see sõitjate ruumi viimistlus ja see pool, et sa saad aru, et kus su raha on läinud, kus ostad BMW. Tõesti, seal on näha, et disainer on näinud vaeva, kõik see graafika, kõik see sisestus, sisemuse materjalid, viimistlus. Ehk et see kõik on nagu niimoodi üle käidud peene käega, aga ma saan muidugi sama öelda, kui ma vaatan ka siin Cuprat näiteks versus Volkswagen, siis tegelikult Cupra autodes on ka stiili peale pandud väga maitsekalt rõhku, mida Volkswagen autodes tihti ei ole, nii et see nagu hinnaga ka otseselt ei ole seotud, et kui ma siin just hiljuti oli võrreldes, oli võimalus proovida uut ID3 versus nendest Cupra Born, mis on ju väga ühesugused autod, aga ühes on nagu sellist stiili poolt palju maitsekamalt tehtud, kui teises on jäetud see tegemata. Nii et see ei tähenda nüüd sugugi, et sellest peaks siis mingisugust, kuidas ma ütlen, eluraha maksma, et seda stiili oleks. Et seda seal hülges siis ei ole nii palju kui kordades kallimas BMW-s, aga sõidu selline üldine mugavus ja vaikus, see täiesti üllatas mind, sest et hüljes oli põhimõtteliselt sama vaikne kui BMW, et mitte öelda vaiksem. Väga hea sellise sõidu müra ja mugavusega, istmed samuti ülihead ja mis parameeter oli tunduvalt parem, elektrikulu. Ma ei saa aru, kuidas on siis, kuhu läheb Saksa autodel elekter, sest et nii minu proovitud siin juba mõned ajad tagasi Mercedes EQ-seeria ja samamoodi BMW, need i-sedaanid. No nad on kurat elektrijanused, ehk et seesama demo auto, millega siin sõitsin mõni aeg tagasi, läbi aegade keskmine selle ees oli 25 kilovatt-tundi 100-le ja nüüd selle sama hülge läbi aegade keskmine oli 19 kilovatt-tundi 100-le. Kas siis testivad seda mingid teistsugused inimesed, rahulikumad inimesed või, aga minu enda nagu kogemus kütusekulu või elektrikulu osas oli täpselt kinnitas neid numbreid. Et kui selline vihmane pärastlõuna linna vahel sõites BMW-ga oli kellal mul 27 kilovatt-tundi 100-le, siis hülge puhul oli 17 kilovatt-tundi 100-le. Nii et kuskile see elekter seal kaob täitsa arusaamatul põhjusel. Ja kuna aku on seal siis 82, kas oli see bruto või neto, ma isegi täpselt ei mäleta, kilovatt-tundi, siis tõepoolest täisakuga näitas ta lausa seal 500 pluss kilomeetrist sõiduulatust, aga kui sa seal ka keskmiselt maanteel, ma sõitsin 20, 21, 2 kilovatt-tundi 100-le oli selline kiirema kiiruse puhul. Nii et 400 kilomeetri kaugusele jõudmine ei ole üldse võimatu. Et õhutakistustegur oli, kui ma eksiga, see oli 0,219, ühesõnaga väga hea, et ta on voolujooneline auto nagu ka Tesla Model 3, nii et ka see maanteekulu ei ole üldse hull. Et see pool väga super ja jõudlus loomulikult väga hea, aga kui ka rääkida sellisest, mis siis on BMW-l jälle võib-olla parem samamoodi siin Cupra brändil, et see kiirendipedaal või gaasipedaal, võt selle tunnetus, et sa saad nagu aru, et võib-olla sa on teadlik, et BID püüd ongi proovinud teha seda natuke selliseks uimasemaks. Et kui sa seda pedaali siis vajutad üles-alla hästi ruttu, siis tegelikult autos ei juhtu mitte midagi. Et ma olen nagu harjunud elektrikatega, millel on vähemalt sportrežiim. Kui sa siis pedaali natukenegi liigutad, see kohe mõjub, et kui sükse liiklushuligaanina oled sa siis harjunud, et sa saad ruttu kuskilt kellegi nina eest läbi keerata või mida iganes, et auto reageerib sulle nagu täitsa kohe, siis seal on nagu väike viivitus ja see viivitus on isegi sportrežiimis. Olgu, et seda sõidurežiim on 3 tükki, ongi Eco, Normal, Sport, mida saab sükse rullikuga vahetada, aga kõigis jääb selline lääg või väike viivitus sisse. Aga see ei sega ka otseselt kihutamist, aga sa pead lihtsalt siis planeerima seda kihutamist umbes 0,3 sekundit ette. et siis on see võimalik. Et ühesõnaga see pikk jutt tähendab seda, et seal on nagu palju aspekte, mis on võib-olla, kui sa hakkad muidu norima, siis sa saad aru, et sealt võiks olla natuke parem. Aga tervikuna on see sõidu feeling, mulje ja jõudlus ausalt öeldes üllatavalt hea. Et kui sa vaatad ka nüüd selle auto hindasid, hinnad algavad 48, on tagaveoline versioon, uue hinnad siis muidugi. Ja Excellence algab seal 52, mis praktiliselt selle raha eest sa peaaegu saadki kõik asjad. Väga hea hind ja ei saa ka unustada Büüdi puhul nende akutehnoloogiat muide, et
nad on täna vist ainsad või vähemalt üks vähesed üldse, kes toodab nüüd raudfosfaatkeemiaga akusid autodel. Need on selline plaatkonstruktsiooniga, et tegelikult see aku ise juba moodustabki sellise struktuurse või see sõna on strukturaalse või elemendiga põhjast. Ja raudfosfaat on nüüd mis asi, LFP või? LiFePO jah, ehk nagu liitium ja ferrum ja fosfaat. LiFePO aku ja tavaliselt on teistes autodes enamasti nikkel, mangaan ja koobalt on need. Kas ma sain ikka õigesti aru, et kui sa mõtled LFP-d, siis kindlasti ei ole bioidi ainus, et seda tehakse ikka päris palju praegu? No päris palju vist tehtud ja võite kontrollida, aga Amperist kindlasti või Kattels tähendab, on ta vist rohkem tuntud. Et ühesõnaga, et mu point on selles, et ka teistel tootjatel, teiste autotootjate on tänapäeval päris palju kasutada LFP akusid. No vaat jään nüüd siin ei oska hästi vaielda, sest et minu senistes katsetustes kõik need BMW-d ja VAG-grupi autod ja nendest ei ole mitte ühelgi LiFePO akut. Et vähemalt senistest autodest, ma ütlen isegi täitsa 100% ei ole minu kätte juhtunud mitte ühtegi raudfosfaatakuga autot enne. Minu arust ka Tesla Model 3-l on need standard range mudelitel on ka need. Tesla vist siinkohal ka Püüdiga mingit koostööd plaanib. Igal juhul Püüd on selle aku tootjana ja aku arendajana maailmas täna autode osas kindlasti selle keemia osas esikohal. Et miks see raudfosfaataku on äge? Raudfosfaataku energiatihendus on tegelikult kehvem. Et ma mäletan minu esimene Solo Wheel muide, Solo Wheel Classic oli ka raudfosfaatakuga. Ja raudfosfaataku kaalub rohkem ja mahutab vähem oma spekkide põhjalt, aga raudfosfaataku on esiteks ajas vastupidavam. Need laadimistsüklite arvud on seal 1,5 korda või isegi vaata, et rohkem kordi suuremad. Seal mingi 3000 täis tühjendamistsüklit ei alanda veel aku protsenti seal, ma ei tea, kas oli üle 10-20, mõned arvud ei ole praegu peas. Igal juhul on ta teistest keemiatest vastupidavam ajas ja ta on ka tunduvalt lollikindlam või väärkäsitluskindlam. Et siin testides samuti on seda raudfosfaatakut torgitud igasuguste naeltega ja visatud kuskilt katuselt alla ja põhimõtteliselt on kõige töökindlam komponent autos, mis üldse saab olla. Ja erinevalt kõikidest teistest autodest, millel, tõsi, Nissan Leafid on võib-olla erand, aga kõik uuemad autod on olnud samamoodi sellised, kus sa saad ju valida maksimaalset akulaetuse taset. Ehk et see teadupärast liitiumi akul ei meeldi olla päris täis. Siili puhul seda ei ole. Kui ma olen... Seal ongi, et nendel raudakudele võid lasta 100% ilma, et see siis kaotaks oma sellisest mahutavusest ajaga. Jah, et küll ei ole soovitav hoida võib-olla 100 peal, aga põhimõtteliselt nagu näha on seda menüüsse, seda kiret pole üldse pandud. Mina olen just mõelnud, et kui ma omale ostaks elektriauto, siis ma vaataks pigem LFP akuga. Range on küll võib-olla veits väiksem, aga just see, et kuskil majal garaažis hoida tundub nagu turvalisem tunne. Võib-olla see on lihtsalt siuke emotsionaalne küsimus, aga... Igatahes oleks seda mõistlik vaadata, aga tänastel autodel, mis siin enamik on... Praegu on see probleem, et neid kasutatakse nii-öelda low range versioonides, ehk siis kuna see oli mahutavust Volvo X30, Citroen EC3 ja nii edasi kasutab, aga jah, ainult siis nagu nende samade autode nii-öelda kõige lahjemad akud on selle tehnoloogial. Sellel ikkagi akumaht 81 või 2 kilovatt-tundi on ikkagi suhteliselt palju. Päris palju tõesti, jah. Ma tahaks nii palju veel rääkida sellest, aga meil aeg pressib peale. Ütleme meile 1 minutiga, kui sa saadad kokku võtta, aga kuidas see infotainment osa on siis see või mida sa seal sees saad teha, kas seal on Apple CarPlay, Android Auto või Automotive lausa või midagi sellist? Seal on ikkagi nende enda platvorm, ma jään vastuse võlgu jah, kas seal all on, ma arvan ikkagi enda opsüsteem, aga ta toetab väga hästi CarPlay'd ja Android Autot. Viimast ma proovisin ise, CarPlay osas ma ei oska rääkida. Android Auto ühendus küll väga ruttu, juhtmevabalt, seal on 2 juhtmevaba laadijat isegi, mis on väga tore kõrvuti, saad kohe sinna keskkonsooli ette panna ja Android Auto ärkab ellu ääretult ruttu ja väga töökindlalt juhtmevabalt. Küll sinna esiekraanile, mis siis rooli taga on, sinna küll seda pilti nüüd niimoodi peegeldada ei saanud. Kogu see graafika pool, kui ma nagu enne mainisin ka võrdluses BMW-ga, et kui sellist stiili poolt ja võib-olla natuke nagu vajaka, et ta on selline, lihtsalt keegi on võtnud nagu need asjad, mida oleks vaja, need on siis pandud plärtsti sinna kuskile keskekraani peale ja neid asju ei ole ka üldse liiga palju, et näiteks mina ei leidnud seal autos kusagilt sellist traditsioonilist läbisõidu või tripmeeterit versus energiakulu. Ta oli mul nõus näitama küll sõidu aega,
ja mingisugust keskmist kiirust. Aga no mitte kuidagi ei olnud ta mulle nõus näitama nagu seda klassikalist tripmeetrit, et võib-olla tõesti oli see seal kuskil peidus. Ja samamoodi energiakulu koha pealt, et ma sain vaadata läbi aegade energiakulu ja sain vaadata viimase 50 kilomeetri keskmist energiakulu. Aga näiteks valitud trippide energiakulu, seda osakonda seal ka ei olnud, et võib-olla see ei ole oluline, ma ei pea siis võib-olla vahtima, palju seda elektrit läheb, kui seda niikuinii jagub ja see näidik, mis on, et tegelikult graafika kui selline, kui jätta nüüd kõrvale see, et ta ei ole võib-olla maailma kõige stiilsem, oli iseenesest väga suur, selge ja ilus, et selles mõttes kindlasti plusspunktid. No mis, ja see ei ole ainult selle siili hülgepüüdi probleem, vaid on paljude autode probleem, et see ekraan ja istumisasend ja rool, et seal kippus olema täpselt sama asi, et kui sa panid ikka rooli kõige alla, istme kõige alla, siis rool varjas ära selle ekraani ülemise serva, kus olid seal sõidurežiimid, mingid raadiod ja igasugused muud asjad. Aga selline äge nüanss, no ma ei tea, kas seda päriselt kasutada on see, et keskmine ekraan pöördub seal, sa said siis kasutada seda suurt, mis on väga tore ja suur ekraan, mis tundus vähemalt 15-tolline monitor seal nagu ikka Tesladel ka. Selle vahega, et nupuvajutusega saad sa keeratada selle siis portree asendisse samuti. Nii et kui sa tahad tema enda navi kasutada ja muid selliseid asju võib-olla, mis portree asendis toimivad, siis see on äge, aga Android auto ei toiminud. Android auto puhul keeras ta ekraani alati tagasi siis horisontaalseks ja ütles, et ei tööta. Aga mida ma siin ka teiste Hiina autode puhul just täheldasin, et kuidagi audiokanalitega on kokku hoitud, et see sama suunatule plõksumine ja kiirushoiatused, need hõigavad ühe helikanali. Ja seal oli jälle see sama probleem, et kui ma näitasin suunatuld ja juhtumisi auto hoiatas mind, et ma nüüd sõidan kiiremini, kui see lubatud kiirus seal regioonis on, siis need hoiatused olid väga vaikse häälega, väga harvad, aga nad hõivasid selle helikanali ära, nii et sa ei kuule sel ajal suuna plõksumist. Ja tegelikult olin üksjagu palju olukorras, kus ma avastasin, et mul on jälle suund sees, aga seda ei kosta, sest et parajasti auto otsustas mind väga malbel, vaiksel viisil hoiatada. Ja selle hoiatuse saad loomulikult välja lülitada, aga sa pead minema selleks menüüsse. Ja tõsnaga pika jutu kokkuvõte, seal leiab asju, mille üle norida, aga tegelikult on ta ääretult põhiparameetrites väga konkurentsivõimeline, kui need pisikesed asjad sealt ära parandada, siis on BMW inseneridel ja disaineritel muretsemiseks põhjust küll. Väga hea kokkuvõte, põnev auto kindlasti, kellel huvi on, minge ise lähemalt tutvuma. Igatahes. Ja meil on täna saates jäänud veel siis viimane teadaanne, oluline teadaanne. Me oleme siin mitu saadet juba rääkinud, et me otsustasime teha oma ajaloo esimese kuulajamängu. Täna on siis see päev, kui me küsime küsimuse. Ootame teilt vastuseid, kohe annan juhised, kuidas neid vastuseid anda. Äkki Glen, sa korraks meenutad, mis asi see on, mida me kuulajamängus ära anname? Me anname ära mikrofon bezprevodovi AV-M11 BT ja tuleb see brändilt nimega Prime 3. Ja tegemist on Bluetooth mikrofoniga, nagu te juba aru saite ilmselt, bezprevodovi, millega siis on võimalik oma lemmiklaule laulda kõvasti ja õigesti või vastupidi, oleneb, kuidas teil lauluoskus on. Ja saab siin mingid häält moondada ja muid asju teha, et siin on pulk pistik 4-tolline. See on siis nagu vastuvõtja rollis. Läheb siis sisse, kuhu iganes te tahate oma häält sisse parajasti saata. Ja siis teises otsas on mikrofon, kus on saatja. Mikrofoni võtate kätte nagu ikka, selline suur, tore laulumikrofon. Ja seal peal on mingid nupud, ta on täitsa uus, ma ei ole ta karbist isegi lahti võtnud, siin on see kleeps ka, nii et ma ei ole seda testinud. Et kui te siis tahate sellist mikrofoni saada, siis nüüd Ants räägib kohe edasi, mida teha, aga siis te saate seda ka kahtlemata testida, et siis meile omakorda sellest kirjutada või rääkida. Just, ja nagu lubatud, siis me küsime teilt, küsime tegelikult 2 küsimust. Esimene küsimus, mille te vastuse olete saanud, kui te olete viimaseid saateid kuulanud. Tegime testi 300–500 eurose hinnaklassiga telefonide seas ja küsimus on, milline telefon tuli testi võitjaks. Te teate vastust, kui te olete kuulanud viimaseid digisaateid. Kirjutage meile, mis telefon tuli 300–500 euroste telefoni testi võitjaks selle aasta juunikuus testis. Teine küsimus on, vastake sellele ka,
millist laulu te hakkate esimesena laulma selle mikrofoniga ja saatke oma vastused e-mailiga aadressile digisaade@geenius.ee. kordan digisaade@geenius.ee ja pange siis ka kirja teemasse kuulajamäng. Ja ma tahaks kindlasti ka rõhutada, et ärge kirjutage, kui te ei taha seda mikrofoni. Selles mõttes, et seda lihtsalt ärge ummistage nüüd palun meie postkasti, et kirjutage ainult need inimesed, kes tõesti tahavad siiralt sellega laulda või tahavad oma häält moonda või põhimõtteliselt tahavad aga päriselt midagi teha. Sest lihtsalt need tormad, tasuta saab mikrofoni. Ma ei ole kunagi saanud veel oma enda mikrofoni, mis ma sellega teeks? No ma ei tea, ma tahan seda tasuta saada. See ei ole õige mõttekäik, sest et ikkagi asju on vaja selleks, et need teeks teie elu tõesti rõõmsamaks. Ja ma ei annaks seda mikrofoni ära, kui ma ise kogu aeg sellega laulaks, aga seda tuleb väga harva ette. Ja ma siiralt tahaks, et selle mikrofoni saab keegi, kes nagu päriselt laulab ilma naljata. Selles mõttes, et võib nalja muidugi teha, et karaoke ja laulate valesti, aga see on ju tore ja miks mitte, et olete te noor või vana ja tahate ennast ja oma naabreid närvi ajada või lõbustada, siis ainult sellisel juhul kirjutage. Nii et mikrofon bez prevodovi. Just. Bez prevodovi, et poolakatel ikka on nende kaasahäälikutega hästi. Vot, selline kuulajamäng, ootame teie kirju, aga täna ütleme aitäh teile kuulamast kõigile ja head kuulamist. Oleme tagasi teiega juba 1 nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid